olin 2-aastane, kui ema ära suri ja siis läksin maale tädi juurde. Ja tädi juures ma olin 18-19-aastane, kui ma tädi juures olin ja uuesti 53. aastal tulin uuesti Haapsalu tagasi. Esimene õpetus oli 6. klassis, oli meil käsitööõpetaja, kes õpetas, ühesõnaga, see oli viimane veerand peaaegu saksa aegas. Õpetus Haapsalus oli vitsi kudumist ja ta oli ega vanem käsitööõpetaja, järelikult neid harilikel salle ikkagi oli ka maal tehtud, rätikuid salle ei tehtud sel ajal. Ja siis minul ei olnud seekord lõngagi, sest ma ei teadnud seda, ja tädil ka võib-olla polnud ja siis mina õppisin selle salli mustri endale pähe. Mitu aasa kokku võtan, mitu parempidi kojun ja siis tulin koju ja siis sain naabri käes, tütarlapse käest lõnga ja vardad ja tegin siis selle pitsi ära. No ja seal oli, külas oli ju vanemaid tüdrukuid ka. Need oli neid taluperenaisi ajakiri kõigile, kus oli ka kudumis sees. Ja kuna saksa ajal kuskilt midagi saada polnud, tuli kududa ju kõik asjad, mis üldse olemas olid, pealaest jalatallani. No ja siis me kudusime kleite ja kampsuneid ja igasugu asju. Ja sealt see harilik kudumine tuli, aga tööstuskombinaadis olid juba, siin olid meistrid ja siin sa pidid ikka, pandi kuduma niimoodi, nagu tööstus ette näeb. Siin oli juba tööstuskombinaadis oli juba üle läinud asi sallide peale, enam rätikuid. Ja mina tööstuskombinaadis rätte ei teinud. Tütar ja vanem tütar, need koovad praegu täiesti samasugusel tasemel minust paremini, sest nad on noored ja käed on paremad. Kuule, mida ma kõige rohkem olen teinud, on kroonprints. Selle variant on kõik kohad täis, kõik kus kohas ta parajasti on, olen ma neid teesti. Ta sobib igasse kohta. Siin mustrit teed, siis sa pead mõtlema selle peale, et sellel oleks ikka mingi ajalooline taust meie vanade pitsimustritega. Ma vaatan siin meie selles käsitööringis või seltsis tuleb ju noori raginal peale. Pead ikka vaatama, kuidas mood ja maailm ringi käib ja saa ju teha niimoodi, sul pähe tuleb. Ikka tuleb moodi vaadata.